Euroopa Liit soovib tervikuna jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni. Kliimaneutraalsus tähendabki seda on see, et me ei põhjusta rohkem heitmeid, kui looduslikud ökosüsteemid suudavad siduda. Hästi suur roll on ka meie kui tarkade tarbijate käes. Mina olen Kertu, ma olen gümnaasiumiõpilane ja olen ka kliimaaktivist ning Sisukoti kaasasutaja. Sisukotid on siis sellised väikesed tekstiilist kotid, umbes nii suured, millega saab osta poest igasuguseid lahtiseid puuvilju, köögivilju, kõiki lahtist toidukraami, lisaks näiteks kruve ja tahket seepi ja kõike muud. No, need kangad, mis me siis saame, need tulevadki Uuskasutuskeskusest, mis siis on Uuskasutuskeskuses juba müügis olnud ja mida inimesed ei ole tahtnud. Mõned on sellised võrgud, millest tulevad hästi kerged ja läbipaistvad asjad, aga siis mõned on just sellised hästi õhukesed, aga tihedad kangad, millega saab osta asju, mis kipuvad natuke rohkem pudisema. Ja see tekstiili kogus, need kastid, mis mul siin toas tunduvad vahel isegi natuke suured. Igatahes see on täiesti väga väike kogus võrreldes siis kõige sellega, mis igapäevaselt Uuskasutuskeskusesse jõuab. No ja mis sellel padjapööril viga on, et ta siia on jõudnud? Põhimõtteliselt ei ole mitte midagi viga peale selle, et ma arvan, et ta eelmine omanik tüdines temast ära. Eestlased on päris usinad ostlejad, päris usinad uute riiete tarbijad ja kahjuks on nad ka päris usinad nende äraviskajad. Et Euroopa Liidus just kas või selliste probleemide lahendamised on selline algatus, mille nimeks on ringmajandus. Et ringmajanduse mõte ongi see, et kellegi jäätmed võiks olla kellegi ressursiks, võimalikult vähe kasutada uut värsket ressurssi, võimalikult vähe seda ära visata või võimalikult vähe ka seda põletada. Iga asi, mida me poest ostame, selle valmistamiseks on kulunud kuskil mingisuguseid loodusressursse ja tavaliselt ka fossiilseid kütuseid, siis hästi lihtne viis, kuidas keskkonda säästa, ongi lihtsalt osta vähem igasugu kraami, tarbida vähem. Ma arvan, et see rohepööre võib olla täpselt sama suur edulugu, kui on olnud siiamaani see digipööre. Me saame ise parema, puhtama looduse, paremini hoitud ökosüsteemi, mis on nagu väga suur pluss, mida Eesti inimesed kindlasti väärtustavad. Ja teiselt poolt see, et investeeringu vajadused, muutuse vajadused on hästi suured. Nii et kui Eesti suudab pakkuda lahendus, ühelt poolt rakendada kodus, välja töötada ja pakkuda neid teistele, siis me räägime ju kõikidest eluvaldkondadest. Transpordist me räägime, hoonetest me räägime, tööstusest me räägime, toidu tootmise, moetööstusest. Kõik need valdkonnad, kus meil on juba pisikesi sellised alustavaid seemneid on olemas ju Eestis. Mis iganes meile praegu tundub, et me peame kulutama selleks, et saada kliimaneutraalseks ja peatada kliimamuutuseid, siis jah, see on kulukas, aga see on oluliselt odavam kui see, kui me otsustaksime praegu jätkata kliimamuutuste võimendamisega, nii nagu me oleme seda seni teinud ja siis kunagi leidma inimestel uusi elukohti, kes on need kaotanud näiteks tugevate tormide või merevee taseme tõusu tõttu või leiutama uusi põllupidamise viise, et meil kõigil oleks kindlasti toitu uues ebastabiilses kliimas. Ma arvan, suur muutus, mis on viimase võib-olla isegi 2 aastaga hästi tugevalt muutunud, mida mina olen näinud, kes ma olen nagu üle 10 aasta nende teemadega tegelenud, on see, et kui tähtis on meie igaühe arvamus ja hääl. Et see näitab seda, et me ei sõltu ainult sellest, et kusagil kaugel ÜROs keegi teeb mingit kliimaläbirääkimisi. Tarbijad ütlevad,
ei, me tahame, et need tooted oleks keskkonnasõbralikud, vastutustundlikul moel tehtud. Ettevõtted reageerivad väga selgelt. Ja see on see, kus nagu noorte käes on jõud täna nii tarbijatena kui tulevaste töötajatena või tööandjatena. Et see on hästi suur jõud.